Töötasu. Kui me mõtleme oma palga peale, siis tavaliselt räägime me rahast. Töötasu on tegelikult aga natukene laiem mõiste ja koosneb erinevatest osadest. Töötasu osad. Mida me võime siis lugeda töötasu osadeks? Sisuliselt on see terve pakett nii rahalisi kui mitterahalisi osasid, mida siis tööandja annab töövõtjale kompensatsiooniks tema aja, teadmiste, oskuste ja energia panustamise eest, väga keeruliselt öeldes. Rahalised tasud, siis mida inimesed saavad oma tööpanuse eest, on kõige lihtsam põhipalk, kas ta on tunnipalk või ta on kuupalk. Siis järgmisena on tulemuspalk, mida kasutavad Eesti ettevõtted üsna palju ja seda siis makstakse töö mingi väga konkreetse tulemuse eest. Paljudel ametialadel on oluline osa ka sellistel lisatasudel, mida makstakse näiteks ületunnitöö eest, töötamisel riiklikel pühadel või muud sellised tasud ja mis reeglina on ette nähtud seadustega. Ja kolmanda komponendina rahalistest tasudest võib välja tuua siis muud igasugused regulaarsed tasud, mida inimesed igakuuliselt saavad. Näiteks on mitmed ettevõtted, kes kasutavad staažitasu. Ehk siis, kui sa oled mingi aeg ettevõttes töötanud, siis lisandub sinu põhipalgale väike lisatasu. Rahalistest tasudest on veel üsna palju kasutatud erinevad toetused. Neid eristab nüüd eelpool räägitud tulemustasudest ja ületunnitasudest just see, et nad ei ole otseselt töötamisega seotud. Näiteks toetused lapse sünni puhul, lähedase kaotuse puhul, lapse kooli mineku puhul, et neid on väga-väga palju erinevaid ja neid siis erineval määral ettevõtted ka kasutavad. Nüüd järgmise soodustuste või töötasu paketi osana võib välja tuua erinevad hüved, mida tööandjad veel lisaks pakuvad. Need on siis näiteks sportimissoodustus, lõunasöök, ühesõnaga erinevad hüved, mida küll tööandja maksab kinni, aga mis rahas töötajale ei väljendu. Ta ei saa seda rahana kätte, vaid ta saab näiteks minna ujulasse, seal soodsa hinnaga enda tervise eest hoolitseda või muud. Veel viimase osana töötasu kogu selles paketis ma tooksin välja mitterahalised soodustused, mida ongi väga keeruline mõõta, aga mis võivad määrata seda, et kas töötajad töötavad meie juures rõõmuga või pigem otsivad võimalusi lahkumiseks. Need on sellised tööosad nagu näiteks juhtimiskvaliteet, kuivõrd inimesed tunnevad, et neid vajatakse, kuivõrd mõtestatuna nad tajuvad oma tööd, kollektiiv ja üldse laiemalt vaimne keskkond ja füüsiline keskkond. Et need on siis töötasu osad, millega me kaupleme turul, ühelt poolt siis tööandjad pakuvad neid ja töövõtjad siis valivad selle järgi, et kus nad töötavad ja millistel tingimustel.